Tere, minu olen Sillamäe Eesti Põhikooli huvijuht Ruslan ja täna meil siis toimub laste kergejõustikupäeva tähistamine ja selle raames meil täna toimub kahe kooli vaheline spordipäev. Meil täna sõbralikult võistleb kaks kooli, Sillamäe Eesti Põhikool ja Sillamäe Vannalinna kool ja lisaks ka täna kirjutavad matemaatikaeksamit 9. klassi õpilased, soovime neile ka edu ja täna on meil siin väga suur üritus, eks ju. Ja eesmärk on panna noored liikuma ja et kõik oleks väga hästi, saada palju positiivseid emotsioone ja uusi kogemusi. See on meie põhimõtteliselt esimene siis kahe kooli vaheline üritus, kus võttis osa 400 noort, umbes 400 noort ja veel palju täiskasvanuid, kes tulid täna abiks ja toeks. Aitäh kõigile! Täna meil siin Sillamäe spordikompleksis toimub laste kergejõustiku teatevõistluste päev. See on siis kitsatleetik, toimub 7. mail üle maailma. Ka meil Eestis siis Sillamäel võib-olla esimest korda, võib-olla varem on toimunud, aga siis sellised võistlused lastele. Ja siin on siis meil 10 erinevat ala, igas võistkonnas on 10 last, nii Sillamäe Vannalinna koolist kui ka Sillamäe Eesti Põhikoolist. Kokku hommikupool on meil 200 last võistlemas ja enne lõunat, siis lõunapaiku veel tuleb teised juba vanemad õpilased, 5., 6. klassi ja 8. klassi õpilased, samamoodi 200 last pluss õpetajad, nii et sellised 500 osalejad täna siin spordikompleksis on tervist nautimast. Eesmärk, lapsed liikuma panna, et tulemust me siin üldse ei vaata. Võistkonnad liiguvad siis 2 võistkonna paralleelselt erinevatel aladel, võistlevad omavahel, nii et selline fun, et ühtegi tulemust me ei märki, vaid läbimine ja ehk siis nad vaatavad kõrvalrae peal, kuidas läheb nende võistkonnal, kuidas teisel võistkonnal, et selline nagu sisemine konkurents olemas.